Tere! Mina olen Bert, CFC Jaakmaja suusakooli suusatreener, Haabnimme kooli õpetaja. Tänases tunnis vaatame, milliseid mänge saab suuskadel läbi viia. Mänguplatsi soovitan valida välja kooli juures. Näiteks meie oleme siia koolimaja ette lasknud õpilastel endal talluda lumeplatsi valmis. Niimoodi nad valmistavad endale ise mänguplatsi ette ja siis juba saab õpetaja oma fantaasial lennata lasta, milliseid mänge ta siis suuskadel laseb lastel teha. Ja siis nüüd mõned näited teile, mida siis võiks erinevate mängudena kasutada. Nii esimeseks mänguks võtame tavalise kõige lihtsama tagaajamismängu, kullimängu. Tuleb leppida kokku maa-ala, millel mängitakse. Üks õpilane hakkab teise taga ajama, puudutab teda mingi kehaosaga ja siis järgmine muutub kulliks. Nii, Ema-Luisa, sina oled. Hakka püüdma! Väga palju head suusavalitsemist selles mängus. Pidurdused, pöörded, kõik, mida sai eelmistes tundides õpetatud, saab siin rakendada. Tuleb teha järske suunamuutusi, et kõik see suusavalitsemisele tuleb kindlasti kasuks. Nii siis võib võtta palli appi ja sama mängu teha palliga, ehk pallikull. Nii, järgmises mänguks on käsipall. 2 võistkonda üksteise vastu. Reegleid saab õpetaja siin kohandada. Mina olen teinud värava ette väikse ala, kuhu sisse siis mitte keegi ei lähe. Väravaks lihtsalt väike tõke. Pall vaja visata väravasse. Samamoodi väga hea koostööks, väga hea suuskade valitsemise harjutamiseks. Nii, läheme edasi jalgpalliga. Tihti küsimus poistel, eriti. Millal me läheme palli mängima? Saab jalgpalli mängida küll. Võtad ära suusa ühest jalast, pigem löögijalast. Suusa ära ja lihtne. Nagu tõukerattasõit, ühe jalaga suusatad, teise jalaga tõukad ja saad palli lüüa. Siin võiks öelda lastel, et suusaga palli pigem mitte lüüa selle jalaga, kus suuska ei ole. Ja jällegi mänguplats, väravad, kõik see on ise kokku leppida, ise teha, milliseid soovid. Üheks mänguks võiks olla hoki. Me oleme võtnud tavalise pehme sihukese palli, millega saab üksteist visata hästi, keegi ei saa viga. Saalihoki kepid, 2 võistkonda, mänguplats samasugune nagu meil oli käsipallis, väike tõkkest värav, väravaisina ala piiratud, et keegi sinna ei läheks. Lihtsam väravasse saada. Jällegi õpetaja saab teha oma reegleid ja vastavalt vajadusele mängu kohandada.